Tšau, Tuuli! Tere! Tere! No nii. No eile oli noorte Eurovisioon ja sina olid seal üks žürii liikmetest. Kuidas sa selle aastas taset hindaksid? Ma ütleks, et noored on nii andekad tänasel päeval. Kõik naudivad laval olekut, kõik laulavad nii hästi. Ma ei tea, kui vanad nad kõik on, eks ole, ja kõik sädelevad ilmselgelt muidugi on ja, mis absoluutselt mulle meeldib, sest mina olengi üks suur sädelus. Nii et seda mul oli väga tore ja hea meel näha. Mulle väga meeldis üks etteaste, kus oli tehtud siis sellest batuudist mingisugune voodi, kus siis nagu lapsed hüppasid. See oli nagu ja Annabelle show ka nagu kuidagi see taust ja kõik nägi nii kallis ja hea välja ja ta laulis ka nii hästi ja mul on lihtsalt kuidagi hea meel näha, et noored lähevad sinna ja lõbutsevad ja naudivad lihtsalt. Mis sa Annabelle loost ise muidu arvad? Ma arvan, et Sven Lõhmus on talle väga-väga hea ja tugeva laulu kirjutanud. Mulle väga meeldis, et ta laulis eesti keeles ja loona, no Sven teab, mis ta teeb. Tal on lihtsalt seda Eurovisiooni ja tugeva poploo geeni ja tõesti, minu arust oli väga hea laul. Tuuli, kui sina vaatad tagasi enda lapsepõlvele ja sul oleks olnud selline võimalus, et nii, nüüd lähen noorte Eurovisioonile. Oleks sa selle võimaluse haaranud? Ja... Oi, ma oleks jooksnud sinna selles mõttes, aga ma arvan, et ma ei osanud lapsena unistadagi sellisest asjast. See ikka, ma ei oska isegi seda öelda, et ma juba unistasin sellest, et ma saaks laulu karussellile, aga seda mitte kunagi ei juhtunud, sest ma olin Maria Väljaga ühes vanuse klassis ja Maria Väli alati võitis, kes on nüüd tänasel päeval on ja laulab Estonian Voices ja ta on tõesti, aga lapsena ta tuli oma peotantsukleitidega lavale ja sellega oli väga raske võistelda ja ta laulis ka nagu ingel ja et aga selles mõttes, et ja igastahes, et mu väga suur unistus oli laulu karussellile juba saada ja pääseda ja kui see oleks veel kuidagi päädinud sellega, et ma oleks Eurovisioonile saanud, issand, ma ei tea, ma oleks väga-väga õnnelik olnud. Aga praegu sa pürid juba mitmendat korda Eurovisioonile, eks ole. Sa oled üldse ise kokku lugenud, mitmes kord sul Eesti laulul on praegu? Ma võib-olla tean, mitme actiga ma olen olnud, et on ka olnud neid aastaid, kus ma olen 3 laulul backi laulnud näiteks. Wow. Ja et ma alustasin backi lauljana, ma tulin Tallinnasse Otsa kooli. Marilyn Jurman oli esimene artist, kellel ma siis sain backi laulda. Ma mäletan seda väga hästi, ma mäletan seda prooviperioodi, kõike seda ja siis kuidagi aastatega, järgmisel aastal olin juba 3 laulus, laulsin backi, ma mäletan seda kostüümide vahetust, meikide vahetust, ma tundsin nagu ma oleks kuskil moeshow'l, vaata, reaalselt mingi meikar oli seal, ma ei tea, ühel lool oli meil selline must 3-nurk vaja teha, kuidas ta spreitas mu silme. See oli väga crazy aasta ja siis kuidagi aastatega järjest on läinud ja olen siis nii-öelda solisti vormi saanud ja tõesti, aga väga lahedad laulud on olnud. Ma olen väga rahul olnud enda esitustega ja see aasta ma ka väga ootan ja mul on nii hea meel, et ma saan uuesti osa olla sellest karussellist. No milline sinu selle aasta etteaste siis välja kujunema hakkab, kui sa saad meile natukene siin öelda? Sa väga palju vist ei saa. Millest lugu räägib näiteks? Loo pealkirja on Rem, mis siis räägib remmunest. Ja ta räägib siis antud mõttes sellisest unesegasest olekust, et kui sa oledki seal sügavas unes nii-öelda ja sa ärkad üles, aga sa ei saa aru päris täpselt, kus on reaalsus, kus on see uni nii-öelda, et selline unesegane olukord. Ja mis seal laval toimuma hakkab, ma ütlen täitsa ausalt, ma veel päris täpselt ei tea, aga seal on nagu sellised, refrään on väga võimas, et see lugu lainetab, ta algab väga mahedalt, väga pehmelt ja siis kui refrään tuleb, siis on siuke power, nii et ju neid kohti kuidagi lavaliselt, ma loodan, et antakse edasi. Aga lahe laul on, mulle väga-väga meeldib. Kui sa peale vaadates nii-öelda sellele nimekirjale vaatad, kes su konkurendid on, kui sa peaksid valima paar tükki, kes on need kõige karmimad konkurendid, siis keda sa kõige rohkem kardad? No Tommy Cash juba räägib ju, et ta nagu oleks seal Eurovisioonil, et võib-olla ta siis ongi juba seal, enda mõtetega ta on ilmselgelt seal. Mina olen veel siin Eesti laulul, et ma tahaks kõigepealt selle Eesti lauluga ära teha, et ma naudin praegu tõesti seda ja ma ei tea, ma arvan, et üldse väga lahe seltskond on sellel aastal kokku tulnud, väga tugevad artistid ju selles mõttes.
ma arvan, et eks me kõik oleme natuke omavahel konkurendid, aga ma arvan, et ma olen sellel aastal kõige rohkem iseenda konkurent ja ma tahaks kuidagi iseendaga vist võistelda kõige rohkem. Ma ei tea, kui selline vastus sobib teile? Väga hästi. See on minu arvates väga õige ja loogiline vastus. Ütle veel nii palju, kui sa saad öelda, kas see on eesti või inglise keeles su enda lugu? See on eesti keeles. Tuuli, aitäh, et sa meie väiksesse ja armsasse Nova stuudiosse tulid ning palju edu sulle Eesti Laulul. Palju edu!